Vaid 3 nädala pärast, siit mitte väga kaugel, isegi nii lähedal, et järgmise etapi peakorraldaja Meelis Välk tuli lausa kodust rattaga siia. On meie ees ja mis sel aastal uut on võrreldes varasemate aastaga? No ikka rada muutub, et ükski aasta võtta mets pole sama ja see aasta on üllatusi selles mõttes, et eelmine sügis RMK seal pehmel ajal tegi kõvasti metsa just seal, kes teab siis Kroodi suusaradade peal, et neid põhimõtteliselt ei ole, et täna nad on ikka päris põrgu, et oleme need lahti puhastanud ja tõenäoliselt loodetavasti saab ka sõita seal. Aga jah, hoopis teistmoodi, et inimesed seda metsa kindlasti, kui nad satuvad sinna ära ei tunne ja lõike ikka tuleb juurde. Oled seoses Eesti meistrivõistlustega, mis on ka sama sõidu raames plaanis, oled ka selle mõttega midagi juurde mõelnud, teinud natukene keerukamaks asja? Ja ikka paar asja tulevad, et seal enda kodukandis oleme võtnud kasutusele kunagised rajalõigud, kutsume ühte kivisinglit, et seal veel paariteks siis ratturid näevad, et ei pääse nii lihtsalt sinna meie maja juures olevale toidupunkti juurde, et natuke võtab rohkem aega. Et ma arvan, et võitja aeg seekord tuleb natuke pikem, et kui muidu oli 4.10, siis ma ise ennustan 4.20 seekord. No siis on tegu tõelise maratoniga, mis nagu Eesti meistrivõistluste XM-i kategoorias peakski nagu olema. Eelmisel aastal Haanja 100 oli võitja aeg 5 tunni peale vist. No jah, see Haanja 100 natuke oli ka märgem eelmine aasta, vaata, et kui meil muutub märjemaks, siis ka see kindlasti ka mingi väikene korrektuur ajast tuleb. Mida ütled neile, kes on minemas siis nendele lühematele sõitudele, põhisõidule, mis kannab siis poolmaratoni nime Jõelähtmel, natuke teised nimetused on meil, ja noorte matkasõidule, minejatele? Poolmaratoni rada on see aasta lühem, et kui eelmine aasta ta oli sinna 50 kilomeetri juurde, siis see aasta tuleb 44 kilomeetrit, 43-44 sõltub praegu sellest metsast. Aga ütleme, ta on 90% sama siis alates siis sealt Linnamäe tammi juurest kuni lõpuni, kui eelmine aasta, aga muidugi tuleb ka muudatusi sisse, et natuke ka tehnilisem. Aga see lühem sõit? Aga lühem sõit on täiesti nii-öelda uue raja peal, et noored saavad siis seekord sõita vanal kuulsal käia golfiväljakute ääres ja käia Koila singlil ja siis tulla ka siis, mõtleme praegu, et kas me laseme nad tulla läbi joa või mitte, või viime nad Sukasilla kaudu, et see on nagu selline, sõltub praegu veest ja sellest ilmast ka, et kui ilm on jahe, siis pigem nemad lähevad Sukasillale, see on pool kilomeetrit ülesvoolu ja kui on ilm hea, siis julgestame ja laseme nad sealt ikkagi otse joast läbi tulla, sest et me tegime eelmine aasta katse kolmapäevakutel ja kolmapäevakutel toimis väga hästi ja sõitsid ka noored sealt läbi, mitte mingit küsimust. Meil on sarjast selle aasta natuke osaleid juurde tulnud, olete ka selleks valmis parkimise ja muu mõttes? Ikka, et ega siis oleme vaadanud ja oleme neid parkimisalasid sinna juurde nii-öelda planeerinud, et küll me ära mahutame, et kindlasti kõigile südamele, et tule natuke varem kohale, sest et see parkimine kõigil ei saa olema seal täitsa nii-öelda laagrivatsi peal või laagri kõrval ja mida hiljem tuled, seda raskem on sul nii-öelda jõuda sinna laagrivatsile väga, väga hästi, et võtab aeglaselt rohkem. Ja teine asi on see, et kõik need tiimiautod, et neid me kindlasti täna laagrivatsile ei lase, et jätame nad sinna sellisesse kohta parkima, kus nad saavad kergesti liikuma minna, et see sisse-väljasõit on see kõige kriitilisem koht seal laagrivatsile tegelikult. Jah, seal see läbi talu see mineks see koht. Jah, täpselt, et sealt ei mahu, et võime seal ju teha, aga kui seal on nii-öelda talumehe postid on ees, aga meil ei postid ikka sõitma ei hakka. Kas avatud raja ikka tuleb? Mida tuleb? Avatud raja sõit? Avatud raja sõiduga see aasta on niimoodi, et tuleb 3. juunil ja tuleb selle lühema poole peast pikale minna me kahjuks see aasta ei saa, kuna Tallinna lähedal, see aasta on see Eesti 100 ja igast üritusid on hästi palju, siis ka toimub ju esimest korda maailmakarika etapp Enduros 1.–3. juunini ja 2.–3. juunil on siis see Kroodi Võerdla Enduro ala on ju nende päralt ja loomulikult, et hea meel, et nad sõidavad, teevad oma võistlusel ära ja siis peale seda saame meie sinna peale minna, et nii et kahjuks sinna pikale see aasta me ennem ei roni. Et me püüame teha seekord niimoodi, et ütleme siis 4.–5. juunil on rada täispikkus märgistatud. Me välja arvatud võib-olla siis mõned teelõigud, kus meil kõiki märke välja ei pane, et lihtsalt selle nii-öelda vähendada seda riski, et need nooled kuhugi ära sõidavad või kõnnivad ja et siis, kes tahab, saavad siis õhtuti kas või siis pool ringi või ise ära proovida, et mis ta on. Jõudu jaksu ettevalmistusel ja 3 nädala pärast kohtume Jõelähtmel. Kohtume!